tõesti sellepärast, et on antud hinnangu eluviga. Siit saadeti valgesse siia. Ma kaart, ma annan vastu. See on nüüd pattu. Tehakse puhtaks. Viitudega läheb kõik tagasi. Siin olid väga karmid olid need indikaatorid. Me oleme rõõmsad ja õnnelikud oma uue Vikerkaare lasteaia üle. Maja on särav, värviline, meil on palju valgust, õhuküllane. Kõik ootasid esiteks, väga kaua olid seda oodanud, millal saab uude majja. Ja nüüd, kui järk-järgult ka uus mööbel on saabunud, on muidugi rõõm veelgi suurem, sest ka kogu meie sisustus on uus ja kaasaegne. Mina olen Sirje Mänd ja olen Vikerkaare lasteaia direktori kohusetäitja. Vahepeal on kajastusperioodi jooniste maamne puha. Loosin nagu Mari. Tere! Pallilaps, vaata, kes tuleb. Ja tõesti, kõlab hästi siin ka vanasõna. Kaua tehtud, kaunikkel. Suur tänu teile kõigile, kes te olete selle lasteaia ümberehituses osalenud. Actually, as I said before, this is very important project because with this project we are addressing quite acute issue of all developed country energy savings and reduction of greenhouse gases. Results we will see in a year, but a target is to achieve energy consumption 96 kilowatt hours per square meter per year. Currently, Estonia's average is 250, but this is our a target about results. Let's meet in a year. Actually, this is my second visit to see results because I visited a site a month ago. And I was very glad to see how much has been achieved and in a quite short time because Haapsalu was the first out of our four sub-project which finished work. Olita Bērziņa, a senior expert of the Swiss Contribution Office for Estonia, Latvia and Lithuania. Nüüd mõni sõna selle projekti kohta, milleks seda vaja on ja milleks see ellu kutsuti? Käesolev energiatõhususprojekt on üks osa Eesti-Šveitsi koostööprogrammist. Ehk siis Šveitsi riik aitab laienenud Euroopa Liidus riike, kus võib-olla oleks pisut rohkem abi vaja.
ja konkreetse projekti eesmärk on avalikus sektoris ehitada hooneid ja olla eeskujuks erasektorile. Projekt on küll lõppenud ja ehitus on lõppenud, kuid selle hoone tehnilisi parameetreid monitooritakse veel järgneva 3 aasta jooksul, nii nagu on selle programmi raamlepingus kokku lepitud. Ehk me tahame veenduda, et see, mis sai kokku lepitud paberi peal, need energiatõhususnõuded, et need vastavad reaalsele elule. oleme selle vastavatud lasteaia kõige tähtsamas kohas, mis on just selle ehituse kõige tähtsam mõte, mille pärast see üldse ette võetigi. Mis süsteemid siin ruumis asuvad? No siin ruumis asub siis küttesüsteem kokku, et meil on nagu 3 erinevat kütet, põhine maaküte, kus tuleb kõik soe, siis seda toetab päikseküttepaneelid, 25 ruutmeetrit kokku, mis annab siis niisugust põhiliselt tarbevett, aga ka toetabki seda maaküteku puude. Ja kui neist üldsegi ei piisa, väga külm aeg tuleb, siis võtame ka kaugküttetrassist, võtame veel lisasooja. Aga tänase päeva seisuga me ei ole sealt veel midagi võtnud, et ei ole vist nii külm olnud. Nüüd teades eelnevaid kulutusi selles majas, võib-olla milline on siis kokkuhoiu number, on võimalik välja tuua? Rahalist numbrit ma ei oska tuua, ma tean nagu siin paar nädalat tagasi just vaatasime küttearveid, et kütte kokkuhoid on 100% siiamaani olnud. Elektrienergia kasv on olnud jällegi 50%, et see ongi see, et sa võidad küll küttes, aga mingil mõeles hakkab see elektrit rohkem minema. Aga siiski see kindlasti rahaline kokkuhoid on siin oluliselt kõrge. Reimo Reimer ja linnavalitsus ehitusosakonna juhataja.